Tere tulemast hommikupalusele. Täna hommikupalusele mul on abiks veel Nikolai Rüttinen. Jah, tere. Ja Nikolai palusin teda ka vaimuliku hommikupalusel osaleda, kuna tema on ka kaplan, tema ei ole politseikaplan, mis kaplan oled? Ma olen spordikaplan. Ja sa oled seotud ka just lauatennisega olen seotud, olen lauatennise treener, Mardu klubis ma olen liige, tagavaratreener, ütleme niimoodi. Ja olen spordikaplan, samal olen ka pastor Lasnamäe kogudus Nelipühi kirikus, staažiga pisut rohkem kui 30 aastat. Pikka ajalugu. Spordikaplan sellist vana ei ole, kas ta on? Ma olen esimene spordikaplan Eestis. Esimene? Ja kui palju spordikaplaneid on? Spordikaplanid üle maailma on seal ligi 100, võib-olla 1000, kuskil nii. Aga Eestis see ei ole levinud, see täitsa uus asi, paljud ei tea, mida see tähendab, kus otsas pihta hakata ja nii edasi. Et me oleme täitsa alguses, me isegi ei ole veel registreeritud, aga ma olin saanud juba õnnistus kiriku poolt, õppisin Uue-Meremaal spordikaplaniks, special kursused oli. No ja selle tõttu, et ma olin juba lauatennise treener ja olen klubi liige, mängin pintsi, see nagu lihtsalt haakus kõik kokku. Minu meelest on väga hea kombinatsioon. Väga tore. Aitäh, Nikolai. On kaplanid erinevaid. Mina olen politseikaplan, minul on abikaplanid ka, või üks abikaplan. Mina siis saan sellest leivaraha ka ja abikaplan mul ei saa. See on vabatahtlik. See on see vabatahtlik töö. Jah, et minu peateenistus on ikka kirikus. Ja Lasnamäe kogudus. Ja me käime Toompea 3. See on Eesti tuntud Nelipühi kirik. Täpselt. Ma siit edasi alguseks loen. Ma enne, kui ma lähen lugema, ma korra mainin ära, et me oleme Rahumäe politseijaoskonnas. Ma mõtlesin, kus kohas võiks olla need lauatennise lauad meil ja mõtlesin, et Rahumäel on. Sellepärast me tulime siia. Ja ma loen Salmide raamatust 42 algusest. Otse kui hirm igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. Mu hing jalgneb Jumala järele, elava Jumala järele. Millal ma tulen ja näen Jumala palet? Mu silmaveks on mulle leivaks ööd ja päevad, sest mu vastu on, öeldakse kogu päev, kus on su Jumal. Ma valan välja oma hinge, meenutades seda, kuidas ma läksin läbi rahva mullu, keda ma juhtisin Jumala kotta, pühapidajate hõiske ja tänuhääle saatel. Meie hing jaluneb millegi järele, mida maailm ei saa meile pakkuda. See jalun on igatsus Jumala järele, elavad vee allika järele, millest Piimer räägib, kui Jeesus elavast veest. Ja Jumal ei peida meid end meie eest, tema ootab meid, nagu allikas ootab jalust rändajad. Algusmõtted, siit edasi laulame 2 laulu ja Nikolai laulab oma tehtud laulu. Minu laulus, ütleme, minu osa siin on ainult 5, aga 5 on ka niisugune Eesti-pärane, aga sõnad sündisid Pärnus, sest ma ise olen ka pärnukas. Kas ma hakkan esimene või sina? Sina. Mina ütlen. Oleme põlevik, kaasa laulu. Viskad mind kohe tanki alla. Vaata, sa räägid nüüd soojaks. Jah, täpselt. Okei. Kas te olete valmis hommikulauluks? See on valsi moodi, võib laulda kaasa, üks kristlik muusikaansambel laulab seda laulu ka. Me olime ühendust võtnud ja need hea meelega. Nemad lihtsalt laulavad seda natukene aeglaselt. Me teeme seda hommikupoole natukene kiirem.
mõttes seal kohaliku kaplani. Allan Krõlli. Allan Krõlli. Et siis Tallinna vangla sul selge, kambrid ja... Ei, seal ei ole midagi selge, seal on 18 uksed, lähevad kinni sinu selja taga, kuni sa jõuad üldse palveruumi sinna. Kabelisse, jah. Kabelisse, jah. Ja siis sa käid seal kuskil maa alla armas rääkida. See on väga huvitav kogemus. Ma käisin paar korda, käisin vene teenistuses ja eestikeelse teenistuses. Aitamas, tunnistamas, rääkisin oma elu, kuidas minu elu on muutunud, sest ma ei ole kristlike perest. Ma niimoodi nimetan, ma tulin, ütleme, täitsa tänavast. No mitte täitsa Pätist, aga kirikuõpetajani, aga ikkagi vanaemast. Lähme edasi. Aitäh, Nikolai tänavast. Nüüd laulame siis teise laulu, Õnnistaja hoia. Õnnistaja hoia, vaimuga meid võia, oma pane tõsta sa, issand ja meid valgusta. Iga aja jäänu, meile sinuna abu, oma vaimu anna sa, endaga meil ühenda. Aamen, 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 näed ja niime kiitem, meie ei ole absoluutselt musikaalne. Võivad laulda teist rääkida. Mõnikord ma nägin midagi ja ei tea, missugused akordid ma panen. Ma ei tea, kes nende nimetus. See on lihtsalt loomine hobi lastepõlvest. Isa oli käinud joomas õlut, jättis mind, ema oli tööl, jättis mind kodus ja siis minu niisuguse lohutuseks oli, et ma lihtsalt panin need plaadid, muusikaplaadid, meloodia, kunagi need olid. Ja siis lihtsalt lõpustasid sellega, et keegi laulas, mina laulsin kaasa. Et seal ma õppisin, seal ma olin minu õpetaja. Nüüd me lähme edasi sõnumi juurde ja Nikolai jagab täna sõnumist. jah. See piibel on palju valmis saanud, näha seda ikka loetakse. Ja see on, ma ei tea, 4. või 5. piibel, kui läksid kõik tasapisi katki. Minu meeles üldse, et piibel on raamat, mida sa pead ikka kasutama. Mul on siin oma märkmed peal, midagi kirjutatud, siis ma kasutan seda piibli jutluseks, mõned vihjed ja nii edasi. Minu mõte, millest ma tahtsin täna jagada teiega, mida ma tulin ka kaplanile ka ette öelnud, see on Johannese evangeelium. Kindlasti te teate, et niisugune evangeelium esiteks on olemas. See on 4. evangeeliumis piiblis, Uues Testamendis. Ja seal on üks väga huvitav loo, mida jutlustajad, pastorid tihti kasutavad, et mõned ilmutused, vihjed edasi anda. Selles mõttes ma ka kasutan väga hea huvitava loo, kus Jeesus oli kohtanud ühe naisega, kes keskpäeva läks allika juurde, et võtma vett. See on Johannese evangeelium 4. peatükk. Ja nendel on seal omavahel väga huvitav jutt, kus Jeesus palub tema käest vett ja siis naine hakkab talle rääkima, kas sa ei tea, et teie juudid ja meie samaarlased, me ei käi ju, me ei otsi eriti midagi ühist. Kas te ei tea, et eestlased ja venelased eriti ei käigi koos? Et mida sa siin nüüd otsid minu juures? Miks pärast sa üldse tuled minu juurde rääkima? Sa oled mees, ma olen naine, meil on nii palju erinevusi siin. Ja selle jutu sees
Jeesus ütleb talle ja see, mida ta ütleb, on üks ilmutus või üks printsiip. Ja Piibel on täis head ilmutusi ja printsiibid, mida me saame kasutama oma elus. Ja kui me hakkame kasutama neid oma elus ja rakendama oma elus, siis me saame kasu sellest. Et meie elu saaks muudetud, elus läks paremaks ja mitte ainult meil, aga meie kaudu ka teistele, kes ümbritsevad meid. Nüüd, see kirjakoht on Johannese evangeelium 4. peatükk 10. salm, nagu Piibli õpetaja Jackie Lesmond Surubi piiblikoolis, kus ma õppisin, see oli juba teine piiblikool, kus ma olin õppinud, rääkis, täna on Johannese evangeelium, maja number 4, korter number 10. Jeesus ütles talle, mul on venekeelne piibel praegu käes ja siis ma lihtsalt tõlgin kohe vene piiblist. Ja ta ütles talle vastuseks, kui sina teaks Jumala and ja kui sa teaks, kes räägib sinuga, anna mulle juua, sest Jeesus palus talle juua. Ta oli allika juures, tal oli asja koos veega ja see oli arusaadav keskpäeva Iisraelis, seal Samaarias, kus nad olid tol ajal. Ja see oli normaalne, et lihtsalt vett juua, sest tema jüngrid läksid linna toitu tooma. Jeesus saatis neid selle kohaliku linna sisse. Ja seal oli naine ja sellepärast niisugune vestlus tuligi, et see on täitsa normaalne küsida vett, kui sa tahad juua, on ju. Ja siis ta ütleb talle, kui sa teaks ja sul oleks teadmine, mis on Jumala and ja kes räägib sinuga, anna mulle veel, siis sina küsiks tema käest ja ta annaks sulle vett ja see oleks elav vesi. Väga huvitav, esimese korra, kui sa loed seda kirja kohta, eriti sa palju siin ei näe, midagi Jeesus ütleb, tihti see, mis Jeesus ütleb, ei lähe kokku sellega, mis on meie mõtteviis. Näiteks, naine räägib ühte asjast ja niisugune tunne, et Jeesus räägib absoluutselt teises asjast. Sest miks pärast Jumal teeb niimoodi? No, esiteks võib-olla ei ole mõtet vastata rumala küsimustele, lähme kohe asja juurde. Niisugune tunne, et Jeesus kogu aeg tahab seda naist üles tõmmata kuskile, näidata talle midagi muud. Ja see, mis Jumal teebki meie elus, ta näitab meile midagi muud. Näiteks me oleme raske olukorras ja välja arvatud, et meil on raske olukord, meil on probleemid iga nurgast, üleval, alt, paremalt, vasakul. Me eriti ei näegi mitte midagi, kui nad oma probleemid. Ja sellest me hakkame rääkima, sellest me hakkame, nende all me hakkame tundma, et me oleme rõhutuse all ja nii edasi. Ja Jeesus tahab näidata, et on midagi muud, ta tõmmata meid selles olukorrast välja, näidata, et on mõni teine pilt. Ja siin, kus just töötab sama printsiip, Jeesus ütleb, kui sa teaks kaks asja, esimene, kui sa teaks Jumala andi, kui sa teaks Jumala andi, mis see tähendab? Teadmine, minul peab olema teadmine Jumala andis. Tegelikult ta vihjab ja ütleb talle naine, ühte asja sa ei tea. Sa ei tea, mis Jumala and on tulnud siia maa peale või üldse, mis tähendab Jumala andi. Kas sinu elus on Jumala and? Kas oled sa tuttavaks saanud selle anniga, mida sa oma või mis anniga sa praegu kokku saad? Ja pärast ta ütleb veel lisaks, kui inimene teab oma andi, siis tihti ja kindlasti teie ka, te töötate seal, kus ja teenite seal, mis on teie kutse. Minu meeles, kui inimene ronib töötada sinna, kus ei ole tema kutse, me näeme ainult probleemi. Kui inimene ronib oma teenistuse selle tõttu, et ta saab seal hea palka, ta saab mõni autoriteetse koha, et kamandada teisi inimesi ja nii edasi, või täita oma isiklikud probleemid, mis tal oli endised, selle tõttu, et tänane olukord, mis tal on, võimaldab teda kuidagi moodi ennast leida ja parandada ja siis veel midagi. Ja kui ma saan selle eest veel raha, siis oleks väga hästi ja väga tore. Ja me näeme need probleemid siin nurgas ja teises nurgas, et inimesed lihtsalt ei teeni ja ei ela, ei tööta seal, kus tegelikult nende kutse Jumala poolt
sisse kuidagimoodi pandud, et inimesed läheks selle anniga või selle tahtmisega või selle kutsega, mis kuskil nende sees elab. No, niisugune, ma toon näiteks, kui ema saadab oma last balletikooli ja laps ise on niisugune turske ja ta ikka pressib, sinust peab olema üks balletitantsija ja nii edasi. Mikspärast? Sellepärast, et siis, kui ta ise oli väike ja noor, ta imetles need kõik balletitantsijad, ta ise tahtis saada, aga tal pole õnnestunud ja nüüd ta proovib oma laste sees täita oma laste või noorte unistused. See on üks pilt sellest, ta ei ole ikka kõige parim, aga midagi sellist. Teiseks, Jeesus ütleb, ja teine asi, mida sa peaks teadma, mida sa praegu veel ei tea, kes sinuga räägib. Okei, mis see tähendab? Ma tean, naine võiks öelda, ma tean, et sa oled juut, esiteks. Ma näen, et sa oled mees. No, ma näen ka, et sa paistab oled tark olevat, kena, ilus, vähemalt sa tervetasid ja nii edasi, intelligentne, et mis point seal on, mis vihje ja missugune sisemine siis mõte selles asjas on. Ant ja kes minuga räägib. Ma toon väike näide. Kui Piibel räägib väga ilusti teises kohas, näiteks kui sa võtad vastu õpetajad nagu Andi, siis õpetaja hakkab mida tegema sinu elus? Rääkima, kuidas teha, õpetama. Ta hakkab õpetama, see on ju nii lihtne, see on loogiline. Kui te kutsute mind kui spordikaplanik, siis ma räägin spordist ja mis teeb kaplan ja proovin täita oma ülesannet kui spordikaplan. Kui te kutsute mind külla ja me kohtume ja te lihtsalt minu sees näete kolkat, see on nii huvitav, minu nimi on Nikolai, mitte kuskil, mitte ühtegi dokumentis ei ole kirjas, et ma olen koolja. Aga mõned mehed seal pingsilaua taga ütlevad mulle, koolja tuli, ei, temaga ei ole mängi, miks pärast, talle tahad seal kuskil üleval kogu aeg aida. No ja nii edasi, see on niisugune meeste asja. Aga see, et mul on see lastepõlve nimi, veel ei tähenda, et mina olen see. Nüüd naine toob oma vihje, Jeesus ütleb talle midagi sellist, mida veel ja vihjeb talle ja näitab, et kuule, paar asja sinu elus ei ole veel, aga kui see oleks, tead, mis juhtuks? Ja siis naine hoolega tuleb, mis juhtuks, kui ma teaks Jumala Andi, teiseks ma teaks, kes minuga räägib. Ja nüüd, kui te võtate mind vastu kui kirikuõpetaja, siis ma hakkan arusaadav, kui kirikuõpetaja hoolitsema, aitama, näitama teed, proovima teed kuidagi moodi kaitsta, õpetada. Pastori amet hõivab enda sisse väga palju erinevaid asju. Aga kui te võtate mind vastu kui tavalist kolkat, siis me räägime paar anekdooti, naerame ja lõbutseme koos ja joome siin paar valge klaari ja lähme siis kodudesse. Kõik. Või mängime pingsi. Ja selle tõttu Piibel ja Jeesus ka ütleb, kui te võtate vastu profetid kui profetid, siis te saate profeti palga oma elu sisse. Missugune palk võib anda profet? Ta hakkab profeteerima. Sa teadmisega, mis on sinu sees, sa tõmbad välja tema sees see, mis ta omab. Ma juba räägin printsiibi. Esiteks, sa tead Jumala and ja teine, sa tead, kellega sa räägid. Et kui sa tead, et Jumala and on päästja, sest naine kohtus Jeesusega, Jeesus oli päästja, ta oli lunastaja, ta on Messaia. Ja nüüd tähendab, kui sa teaks Jumala andi, sest Jumala andis oma poja siia maa peale. Ja teine asi, kui sa teaks, kes sinuga praegu räägib. Et see ei ole lihtsalt Jeesus, kes oli puusepa poeg Nazaretist. Kui sa teaks, kes see on, aga naine tõepoolest pole teada.
No sa kohtad inimesega, ega tal pea peale ei ole kirjutatud. No ma kohtun Priiduga, ma saan aru, et ta on kuskil politseis, ma paar korda nägin teda palvekoosolekutel hommikul ja siis ma ütlen, väga huvitav, politseinik käib palvetama, pärast ma sain teada, et ta on kaplan. Samamoodi tema sain teada, et mina ka kaplan on, minu peal üldse ei ole mitte ühtegi pagunid või reeglid või kuskil märki, et ma olen spordikaplan. Mõni teise seal, sildik mul on olemas, aga selleks. Jeesus vihjab 2 asja, ma rõhutan veel ja veel, ära võtke pahaks. 2 lihtsalt asja, kui sa teaks Jumala ant, jätta seda meelde. Teiseks, kui sa tead, kes räägib sinuga just nüüd, sinu sees, nüüd ma tulen selle vihja juurde, ma tulen selle tuumiku juurde, kui sa teaks need 2 lihtsalt asja, sinu sees kergiks, üles ärkaks, sinu sees tuleks üks tahtmine, mida veel paar sekundit tagasi veel ei olnud. Ja Jeesus ütleb talle, mis siis sündiks sinu sees, kui sa peaks need 2 lihtsad asja. Sa ise hakkaks küsima. Naine alguses oli seal, ta pole küsinud Jeesus mitte midagi, võib-olla ta pole tahtnudki temaga rääkida. Tema sees ei ole seda tahtmist. Sa ei saa istutada teiste inimese sisse uue tahtmine. Olla hea inimene, ole hea ema, hea isa, ole hea Eesti kodanik ja nii edasi, kaitsta, armastada, hoolitseda ja nii edasi. Sa ei saa seda teha. Aga 2 asja annavad võimalust. See on see Jumala printsiip, kui sa Piiblis hakkad nägema printsiibid, mitte lihtsalt ajalugu, aga midagi muu, see tarkus, mis just tuleb taevas ja püha vaim, ilmutab seda sulle. Ja sa hakkad veel mitte ainult teadma, aga kasutama seda. Ja mis siis toimub? Jeesus ütleb talle, kui sa teaks Jumala andi, kes sinuga räägib ja praegu küsib sinu käes, anna mulle vett, siis mitte mina küsiks, aga sina peaks küsima minu käes. Mida? Elavat vett. Ja lõpuks ta ütleb veel, ja ma annaks sulle seda. See annab meile niisugune väike vihje asja peale, et sa ei saa, kui sa ei palu. Ja see printsiibist me leiame ja kogu see kirjas, kus ta ütleb, kui te palute, siis te saate, kui sa ei palu mitte midagi, paistab, võib-olla keegi näeb ja tuleb sulle vastu, aga üldiselt. Ja Priidu palus, kas sa saad tulla hommikupalvele? Ja siis ma ütlesin, jaa, ma saan. Kui ta ei küsiks, siis mind ei oleks siin, see on nii lihtne. Samamoodi töötab see printsiip meie elus. Kui sa tead Jumala andi, kui sa tead oma koha, kui sa tead oma kutsumus, kui sa tead, missugune sisemine tungev, niisugune jõud Jumal oli andnud sulle, kui sa tead esiteks päästmine, mis päästjad, mis sinu elu siis tuleb sisse ja tead, kes räägib sulle. Sinu elu sisse tuleb päästmine. Ja sama printsiibid töötavad teistega, nagu ma ütlesin, kui te kohtate ja võtate vastu, et teil on midagi, teil on teadmine, teil on respekt, ütleme, spordikaplani käes, siis spordikaplan oma andiga hakkab teid teenima, sest teie sees kerkivad uued küsimused ja uued tahtmised. Nagu Jeesus ütles just, et mina olin palunud sinu käes vett, aga nüüd mitte mina hakkan paluma, aga sina hakkad paluma minu käes. Jeesus ei olnud mitte midagi, aga ta ütleb, aga ikkagi sa hakkad paluma elavat vett ja ta ütleb peale kaupa ja ma annan sulle. See on üks tõotus ja ilmutus ja üks vaimulik printsiip, millega ma tahan täna teid õnnistada ja jagada teile. Kordama veel üks kord. Teadmine, mis on Jumala ant, sinu kõrval või sinu sees. Teine, kes sinuga räägib, kas on õpetaja, kas see on, ma ei tea, sinu poiss või see on sinu lapsed või see on sinu õpetajad või inimesed, kellega sa kohtad, kas meedikud, juksurid, barberid ja nii edasi. See teadmine annab ühe plahvatuse sinu sees midagi tahta. Ja see tahtmine viib sind sinna edasi, et sa hakkad küsima. Kuule, alguses mul ei olnud ühtegi tahtmist midagi küsida sinu käes, aga nüüd see kerkib ja Jeesus just kinnitab, kui sa küsid, sa hakkad seda kätte saama.
nüüd, kui te tahate midagi uut, kui te tahate edasi liikuda, see on üks printsiipidest, mida te võite kasutada oma elus, teenistuses, oma, ma ei tea veel kus. Aga kindlasti see töötab minu elus, see töötab paljude elus. Ma arvan, et te saite täna midagi uut, head ja Jumal õnnistage teid. Aitäh, Nikolai. Ja palun. Nüüd on meil jäänud laul, jäägu Jumala rahus üle. Selle. Jäägu Jumala rahus üle, tema armastus on täigu sinu, tema valguses käib kes oodatab ja tema arm jäägu hoidma sind teel. Tema arm jäägu hoidma sind teel. Jäägu Jumala rahus üle, tema armastus rõõmaigu siin. Tema valguses käib kes oodatab ja tema arm jäägu hoidma sind teel. Tema arm jäägu hoidma sind teel. Näed, saaks isegi ansambli teha. Ma ei tea, kui hea see ansambel oleks, aga kindlasti midagi tuleks välja, kui me teeme proovi. Nüüd on meil jäänud veel meie isa palve ja jääme palvesse. Meie isa, kes oled taevas, pühiselt olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda maa peal. Meie igavest leiba, anna meile täna päeva. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meie andeks anname oma võlastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma nüüd edasi Jumala õnnistuse. Jumal õnnistus teile. Suur tänu, et olite meiega. See on õnnistagu meid ja hoidku meid, see on laskuma pale paista meie peale, olgu meile armuline, see on tõstma pale meile, meil oma rahu, Jumala isa, poja ja püha vaimne nime. Aamen. Aamen.